Tere tulemast Korintose kanali äärde. See eraldab siis Kreeka maismaa osa ja Peloponnesose poolsaart või nüüdseks saart siis juba valmis sellist 19. sajandil prantslaste poolt. Väga suured laevased enam läbi ei mahu, nii et see väga tihedat kasutust ei leia. Aga sellega poolest on väga lahe koht, mida külastada. Täpselt jääb siin tee peale ka. Aga muidu huvitav on see, et tegelikult aastatuhandeid taheti siia otseteed teha. Kunagi keiser Nero ajal tehti algust, aga väga kaugele ei jõutud. Ja siis nagu võtsin prantslased 19. sajandil ehitasid selle valmis. Natuke aega sai kasutada ja nüüd ta siis, ma ei tea, siin üks laev taga praegu liikus. Aga väga suured laevased läbi ei mahu. Aga väga äge on. Kes kunagi on sirvinud ajalõpikuid, siis ma arvan, et selline pilt võib olla täitsa sealt vastu vaadanud. See on siis kuulus Poseidon, kes viskab oma kolmharki pole, aga skulptuur ise on Korintoses. Õige tegelikult see on koopia, et õige skulptuur on juba ammu viidud muuseumisse, aga selline ilus koopia on siin olemas ja mitte midagi selle vaatamisest maksma ei pea. Saime autoga kohe parkida samasse kuju juurde, nii et jumala mõnus. Kui Korintose poolt korra läbi liikuda, siis tasub ikka ära vaadata. Tere hommikust Kreeka Vabariigi esimesest pealinnast Nafpliost. Oleme Peloponnese poolsaarel ja avastame nüüd iidset Kreekat. Väga hästi paikneb täpselt niimoodi, et kui tahta saart avastada, siis on Nafplio oma peakorterist ja näeb siin kõike. Üliilus on. Siin on mitu kindlust. Siin on mere peal üks. Siis on samas ja siis taga on üks suur ja mul on sükene veeäärne jooksutee. Jõudsime nüüd Nafplio kandis ka randa. Kuigi lootsime, et väga tuult ei ole, siis veits on, aga õnneks ei midagi hullu. Vesi on väga ilus. Siin on kalu, mis on hästi lahe. Ma saan käia nad vaatamas, sorgeldamas. Rannaliiv ei ole võib-olla nii ilus, aga rand on suht suur ja palju vaba ruumi. Aga jah, autoga mingi 10 minutit linnast. Ei midagi hullu. Aga väga ilus on, väga soe. Ilma päiksevarjuta võib-olla väga ei tahaks siin päiksega siia kaua olla. Nafplios on suht rahulik praegu, kell 5. Vanalinnas vähemalt on väga rahulik. Et no ilmselt nagu mujalgi läheb elu käima siin talle suhtu poolega. See on ikka üllatav, et siin 5 paikud põhimõtteliselt nagu täiesti välja surnud oleks. Mõned üksikud turistid ainult. Ja hästi palju tundub olevat siin kandis ameeriklasi. No ma tahan igal poolest ülekaalusega pun intended, I guess. Aga et siin kuidagi nagu paistab hästi silma. Samamoodi näiteks Naksosel oli tunda, et on hästi palju sakslasi. Teenas on kõike ja kõiki. Aga üldiselt praegu nii väga palju rahvast ei ole. Täna on olnud ühest küljest väga põnev päev, teisest küljest rahulik päev. Hommikujooks, väikene linna peal käimine siin Nafplios. Väga ilus linn. Tunda on, et ikkagi kunagi on niisugune nagu suurem linn olnud, kunagi olid nii-öelda linna väiksemad, aga tolle aja kontekstis siin 19. sajand, mil see ehitati, on see ikkagi vägagi kaasaegne. Suured laiad tänavad,
mitmekordsed majad, see on natuke läänelik kultuur arhitektuuri mõttes ja eristub võrreldes näiteks saartega või Ateenaga. Et seda on väga lahe näha ja vaadata. Meie käisime täna rannas, läksime natukene Nafplioost välja ja väga mõnus rahulik rand, liiga palju rahvast ei olnud. Ja minu isiklik lemmik ja väga suur üllatus on see, et ülisuur merikilpkon, kelle ma suutsin kuidagi oma snorgeldamistega leida ja väga seda ranna lähedal. Ja teda ma tükk aega seal jälitasin ja ahistasin. Ei hakanud kuskil katsuma midagi, aga lihtsalt käisin ujusin temaga kaasas tükk aega. See oli selle reisi ilmselt üks highlight. Nüüd siis liigume mere poole tagasi, võtame siin promenaadile ja vaatame mingit söögikohti. Tulime siia mere äärde sööma, mõtlesin, et võtame kala, võtsime turska, aga tuli välja, et see on niisugune fish and chips hoopis. Aga portsjonid on ülisuured ja 13 € maksab, nii et ma arvan, et kui maitse on ka hea, siis see on hea diil. Ma küll lootsin värsket kala süüa, aga ma arvan, et see on ka hea. Mere ääres tuleb kala süüa. Kalimera. Teine hommik Nafplios ja viimane hommik Nafplios. Täna sõidame Monemvaasiasse, aga kus me peatume? Plaan on peatuda Spartas. Simo on oodanud terve reis seda. Ja seal ei ole väga midagi teha, et seal on mingi vana Akropol, kus ei ole mitte väga järgi ja Leonidase kuju. Aga muidu jah, see Spartas pole midagi väga järgi enam peale nime. Aga lahe on ikka läbi käia, nagu nii jääb tee peale. Kuigi Kreeka on kristlik maa, siis võib siin näha ka palju mošeesid, mis küll enam ei tööta, mitte mošeed enam. Üle 400 aasta oli Kreeka Osmani impeeriumi ikke all siis, umbes nagu meie olime siin Venemaal, et samasugused tunded umbes. Ja kõik mošeed, mis siin on jäänud, need on kas siis, ma ei tea, muudetud kirikuteks või siin näiteks Nafplios, mis oli Kreeka Vabariigi esimene pealinn 3 aastat. Et oli ka esimene parlamendi hoone, endine mošee. Ja eks siin veel nipet-näpet on. Soovi just arhitektuuriga kokku, aga neid ei kasutata enam mošeedena. Kuigi päris paljudesse kohtadesse sisse ka ei saa ikka. Näiteks siin ühes tehti mingid renoveerimistöid, ega mujal kuskil pole, et ma ei tea, tulge sisse, vaadake, mis iganes. Et kõik, mis on seotud islamiga, on hästi maha kraabitud. Sisse ei saa midagi teha ja näha ei saa, aga lihtsalt majad ise eksisteerivad, sellega pole midagi tehtud. Korraks tulime siia Kinnuse juurde ka, aga sisseväes on endiselt 20 € ja ega siit kuskilt lähemale ei saa ka, et kohe täpselt värava juures on piletikontroll. Nii et parim, mida saab näha, on siit parklast vaated uuemale linnaosale, mis ei ole nii ilusad. Ehk siis võib sõita korra autoga siia ja hullu ei tee, aga kui 20 € maksta ei taha, siis on ka muid kohti, kus ilusad vaated nautida. Liigume nüüd Nafpliost Monemvaasia poole läbi Sparta ja siin on väga ilusad, väga käänulised mängiteed. Igal autofännile ja võib-olla mitte autofännile ka on väga põnev liikumine siin. Sõidame siin üle mägede, mitte läbi. Vaated, ma ei tea, ma võiks iga nurga peal kuskil seisma jätta, pilti teha, imetleda, drooni lendu panna, mis iganes. Ma olen väga
paljudes kohtades reisinud, mis on väga hästi ilusad, aga nagu see on kindlasti üks ülevalpool olevatest väga äge. Ja me ei ole vist isegi veel kõige mingimatesse kohtadesse jõudnud, ma kahtlustan. See siin on Sparta, ehk siis oleme jõudnud Spartasse oma rännakutega. Jube palav on siin, mingi 35 kraadi vist oli, päikse käes ilmselgelt palju rohkem. Linn ise ilmselt ei ole üllatus, on väga üsnagi kaasaegne, ehk siis siin ei ole seda nii-öelda antiika ja Spartast aga midagi järgi. Akropol on, aga seda me vaatame pärast. Siin on üks Leonidase kuju, mis on ilmselgelt eelmises sajandis jooksul tehtud koopia. Ajaloolisi asju siin on vähe, aga lihtsalt see kontseptsioon, et sa oled Spartas, see on lahe. Ja see ümbruskond tegelikult ka, need mäed, mis siin kõik on, annab väga hea ülevaate aimluse sellest, kuidas siin kunagi elati ja kuidas nagu teatud rahvad kujunesid, miks nad said teha seda, mis nad said teha, ehk siis nii mägine keskkond, et täitsa võimatu tundub olevat seda kohta vallutada. Sul ei olegi vaja üldse kindlustusi, rääkimata sellest, et sul on sõdalaste kultuur ka veel. Jõudsime Sparta söögikohta ja õigele spartalasele kohaselt ikka korralik lihahunnik. Ehk siis seal ja Gyros. Mida aeg edasi seda halvemini oskan seda sõna hääldada. Ma alustasin nagu peaaegu õigesti ja nüüd ma liigun allakäigu spiraalil. Aga toidud lähevad aina suuremaks. Jälle, vahepeal oli väike paus. Väga head söögid olid, suured portsjonid, kõhud on täis. Annab tunda, et me oleme nüüd natukene kaugemal turismipiirkondadest, et natukene võtab, ma ei tea, siis rohkem aega, aga ütleme, inimesed on rohkem Kreeka pärasemad. Elu on chill, elu on mõnus, aga see on hea. Me peamegi sellist elu ka nägema. Minu selja taga on Leonidas, õigemini tema kuju, tehtud 20. sajandil, 1968 aastal, nii et ei ole just väga antiikne, aga sellegipoolest lahe skulptuur. Kui see kant sattuda, siis tasub ikka läbi võtta ja siit edasi siin on staadion. Staadioni taga on vana Sparta Akropol. Käime sealt ka läbi. Tore koht, kus läbi võtta, võib-olla nagu eraldi lõpp-punktina ei võtaks ette, aga kui näiteks Manevasisse minna või Kalamatasse või kuskil niimoodi, siis minu meelest igati tore koht, kus korra peatuda, võtta süüa, teha mõned pildid ja osta mõned meened Spartast. Telefoni järgi on praegu väljas 36 kraadi, auto ütles, et on üldse 40 kraadi. Päris rets on igatahes, annab ikka tunda. Aga meie oleme jõudnud nüüd iidse Sparta Akropoli. Siin esimesed müürid paistavad juba. Ega neid müüre siin väga palju järgi ei olegi. Ega spartalased olid niisugused kõvad sõjamehed, et ei uskunud aga müüridesse. Uskusid oma ülimuslikku võitlusvõimesse, mis pikka aega isegi kandis neid, aga nagu näha, siis meil on teha vaadata selle võrra. Siin on üsna vähe müüre asju, mida näha ja tegelikult veel vähem sellest on spartalast ajast. Ehk siis siin on näha näiteks Bütsantsi ja Rooma impeeriumi aegseid arheoloogilisi objekte, ehk siis hooneid, aga väga palju vaadata ei ole, aga huvitav on ikkagi näha, tunda osana ennast Sparta kultuurist. Siit Akropoli otsast on ikka vägevad vaated ümbruskonnale. Hästi palju oliivipuid on siin ka, et see natuke varjus olla. Ja esteetik on ka muidugi päris hea tänu sellele. Aga vaata ümber ringi, eriti siin selja taga need mäed. Nagu näha, siis ega väga midagi aru saada ei ole, mis siin on. Siit võib aru saada, et oli teater. Siin minu selja taga oli vähemalt infotahvli järgi basiilika ja me oleme siin praegu Akropoli idakülje peal. Mäed on vist võib-olla kõige vägevamad asjad, mida siin vaadata, aga lahe on ikka.
sest kui välja jätta nüüd Ateena Akropol, siis ega ma ei olegi siin varemetesse kuskile sattunud, sest iga pool tahetakse mingi 20 eurot saada selle eest. Ma ei raatsi maksta, aga Sparta Akropol on täiesti tasuta. Et kui sa siia tuled juba, siis järelikult sul olema mingi huvi. Ja isegi kreeklased ütlevad, et hea küll, selle eest me sult raha ei võta. Kõige muu eest võtame, aga selle eest mitte. Vägevad vaated. Jõudsime Monemvaasiasse või kohe jõuame vähemalt vanemasse osasse. Siin tuleb jätta auto natukene kaugemale ja siis kõndida jala või võtta mingi 2.50 suund maksev buss. Aga kuna see jalutuskäik on mingi kilomeeter umbes, natukene juba rohkem, siis see tundus mõistlikum. Praegu niisugune hea mõnus kuldne valgus ka ja siin tee ääres saab veel paaris kohas ujumas käia, igati vahva. Aga helistaks, kui saaks kohe vanaline piirile autoga. Õhtu küll, aga Kreeka kuumuses käimine ikka annab tunda nagu näost näha. Seljakott ka muidugi jäite kaasa, see ei ole kõige kergem, kui kogu fototehnika on siin. Kaasa arvatud asjad, mida ma tõesti kasuta. Aga vähemalt hea trenni eest. Juba esmapilgul on Monemvaasia väga äge. Väikesed, vaiksed, mägised tänavad, vähene rahvahulk ja suurepärased vaated.